No ma olen väga optimistlik selles mõttes, et võrreldes eelmise aastaga on meil komplekteerimine on sujunud hästi, et täna on tekitatud selline olukord, kus meil on sisemine konkurents ja töö on käinud väga-väga professionaalselt, et poisid on olnud väga-väga tublid. Kui nüüd kirjeldada paari sõnaga hooajate valmistusperioodi, siis see on olnud sisuliselt gaas põhjas ja poisid on, veel kord ütlen, et väga-väga tublid. Ja mina vaatan väga optimistlikult seda aega. Eelmine aasta oli selline natukene ellujäämis- või kohanemishooaeg, kuna nii suur noorenduskuur tehti läbi, et kas see aasta siis härrad on juba kogenenumad ja selle võrra äkki mõned asjad lihtsamad? Jah, et ma arvan, et selle eelmise aasta stabiilsuse me saime võib-olla hooaja lõpufaasis, ehk siis viimane ring. Tahaks alustada täpselt sealt, kus me lõpetasime. Ehk siis ma usun, et poisid on saanud hea kogemuse eelmine aasta ja see kogemus hakkab nüüd ennast vaikselt ära tasuma see aasta. Paide linnameeskonnal algab 10. hooaeg Premium liigas. Sa ei ole Paide linnameeskonna peatreener päris 10 hooaeg olnud, veidi vähem. Kui küps üks 10. hooaega Premium liigat alustav klubi sinu hinnangul on, et kui kaugele Paide linnameeskonnal on veel selles struktuuris areneda? Oi, no me saame ikkagi igalt poolt juurde panna, aga ma arvan, et me liigume õigel teel ja väikeste sammudega liigume eesmärgi suunas, aga ma arvan, et me oleme juba täna päris heas seisus, et meil on väga head treeningtingimused, me ei jää alla, ma arvan, Eesti tippudele mitte millegagi täna. Seega tingimuste taha see ei jää ja klubina me iga aastaga kasvame ja minu ainukene soov on lähemale tuua esindusmeeskonda ja publikut, et sooviks võita see aasta rohkem inimeste südameid ja inimesed käiks meie mänge vaatamas ja tuliselt toetaks ja kui üldse veel natukene veel plaanidest rääkida, siis ma tahaks väga, et esindusmeeskond oleks võimalikult sagedaselt kohal ka siin Paide linnas, et nii noorte süsteemidega tutvuda ja olla abiks siin, et see aasta on meil erinevaid projekte nagu plaanis, mida tahaks ellu viia.